Tšau! Ahoi! Oleme automotiivile tulnud või? Ja just jah, masinavärgi korraldatud 15. automotiiv on täna. Aga me oleme esimest täna kohal. Kell on 2, tegelikult hakkab alles 2:30 kogunemine. Kell 3 on väljasõit. Me ei ole varem käinud, eks me vaatame, mis teid me siis lähme uhama ja kus me siis välja jõuame. Et välja jõuame seda nii palju me teame, et on Noa Rootsis on teatrigaraaž, kus siis tegelikult peaks olema sihtpunkt, kus on väiksed toidud, värgid, särgid. See on siis täitsa õhtul? See on täitsa õhtul, jah. Aga mis vahepeal saama? Seda ei tea absoluutselt. No vaatame korraks sisse ja varsti näitame autosid, et kui nad kohal hakkavad jõudma ja nii ongi. Kaspar, ütle meile, mis autoga sa tulnud oled? Täna on tulnud Porsche Panamera turboga, 404 kilovatti. Siit näete ära, kelle auto see tegelikult on. Mitte siit, vaadaks siiani, see on boksi. Nii et lähme sõidame sellega siis ringi. Mõtlesin algust tulen Škodaga, aga ma arvan, et seal grupist on väga lihtne maha jääda, siis pigem sai sellega tuldud. Ma tean, et sellel autol on paar huvitav fakti, et tal on PTS Porsche värv ehk Paint to Sample, mis peaks olema suht kallis lisa ja seal on väga tuus sisu, sest see sisu on nii pruun, kui üldse saab olla. Ja, just, võime korraks kiirelt kiigata. Ja siis pärast saab seespoolt ka natuke sõitu ja vaatame, mis see auto siis teede peal teeb. Kas sa tunned ennast kindlalt autoroolis või Porsche roolis? Kumma roolis pigem, kas Škoda või Porsche? No nüüd ma olen sellega juba mingi 6 aega sõitnud või midagi siukest, nii et olen nagu ära harjunud pigem. Ühe asja unustasid mainida. Jah, et sellepärast kasko on autol peal, nii et kui midagi on, siis nii on. Lihtne. Vaata, isegi Gert tunneb hästi ennast siin. Ma olen soendanud seda ilusat salongi siis. Mis toimub täna siis? Masinavärk, automotiiv. Palju autosid on kokku? Kuna meil on minijuuber ehk siis asfaldi sõitud 15. kord, siis paljud tahtsid tulla. Ja kui me tavapäraselt kuni 15 autot oleme võtnud, siis me teeme täna 2 grupis ja kui kõik, kes on lubanud, peaks kohale tulema, siis on 27 autot, ma ei tea, mingi 40 inimest. Väga lahe, vaatame, mis tänane päev välja tooks. Me oleme kuulnud, et te olete kuulsa driftisõitja Marko Bremsi elukaaslane ja lapse ema. Te peate 2 lausega kokku võtma oma elukaaslase. Kiire, tubli. Aitäh. Me käisime teie elukaaslasega rääkimas. Väga rääkida maaga. Ja ma küsisin talt, et sa pead 2 sõnaga kokku võtma oma elukaaslase ehk sinu. Mis sa arvad, mis ta ütles? Ja, lahe vend. Ei, ta ütles kiire ja tubli. Kolmest 3. Esimene moosiga oli väga hea. Kui lihaga on veel parem. On näha, kui kõlin mu suu. No nii, nüüd on põhimõtteliselt sõit hakkab pihta. 3 tundi umbes kestab siis sõit. Hetkel on kokkus 27 autot, umbes 40 osalejat. Lähme 2 grupis, teeme mõned peatused. Mis seal ikka? Lähme vaatame, sõidame siis Noa Rootsi poole 200 kilomeetrit. Mis kas on midagi mainimata veel? Täna on see politsei teeb liiklusjärelevalvet igal pool. Nii et ära siis kiirust ületa palun. Ja, üritame mitte. Stick to the code, the coast of my pros, I don't play by the rules, I switch up the flow. Hey, chill on the weekend, give X's and no, she in love with the kid, I ain't texting the phone. Rocky Gianni got filming his gold, I was packing for Cali, he bring me no clothes. Plus that I'm copping a fit off the whip, met a chick from the net, you know it's a switch. They saw me quick, so I know it's legit. After we fuck, she meet up with her friends, they like, what happened, you going and shit. Cracking the game, got the coach and the glitch. I was outside so long. See oli täitsa aja sõpta. Või vahepeal mingi seksuaalne livad viskas kivered. Noin, esimene emotsioon. Ma ei tea, väga mõnus. Teed on, asfalt on ikka veits jahe. Tagant on tunda, kuidas kets käib ringi veits, aga... Ja lamelliga on täpselt samamoodi tunneb kohe ära, kui auto läbi vajub ikka. Aga muidu väga lõbus. Jõudsime Kohila, jah, kuskil Kohila korvpalliväljakule. Me oleme ikkagi Kohilast juba natuke oma aegu edasi. Mingi Kose või Kohila kooli. Kuskil, jah. Siin on... Ilm on veel kevadine ja ilmselt pole veel maanteid puhastatud. Et väga julm kivirahe on, kui kellelgi järgi sõita. Ma sain otse siia põmm, ma ei tea, kas seda on näha, aga seest oli küll vastik kohe vaadata enda. Ma võin vahel öelda, et ma panin nädalaga tagasi uue esiklaasi. Ja see on ka nüüd niimoodi, et see on... Ennem oli puhas, nüüd on see, et vastu päikest näed täpikesi vaata. Kas see on pealtvaataja või siis liiklusjärelevalve keegi ametnik? Või siis keegi aktiivne kodanik, kes siis mõtleb selle peale kutsuda üks siuke ühiskonda korrale kutsuv tegelane siia. Me ei ületa ju kiirust. Me ei ole seda ei ole teinud, jah. Tegelikult kiirused ei olnud üldse väga suured, sest lihtsalt teed on kurvilised ja see tundub, et on nagu kiire sõita ka. Samas hoog nii suur ei olnud. Ja Stalla tegi tee peal head promo ka kohe.
tõi meid kõiki kividega sõitma siia ja siis tulge läbi, paneme X-Pelli peale, ei ole üldse probleemi. Eesti ühe kiirema maasturijuht Marko Prõms. Räägi, kuidas oli? No lõbus ikka, natuke kiiremini sõita. Ma juhuslikult sõitsin sinu ees ja siis mul oli tore vaadata, kuidas su auto niimoodi käib küljelt küljele, et see on vist see maasturi mõnu või? No jah, natuke kõrge on, aga ei, no sõita saab. Ma küsin su elukaaslaselt ka, kuidas oli. Räägi meile, kuidas sõita oli Prõmsiga. Kui lahe. 1-10-ni. Pikad on võtsin vahe sisse vaata. Prõms ütles, et te saite kivi või? Läbi vaata selle, et ei kogu oskad näidata kuhu ka või? tippu vaata, et hoiad seal 160 ja kui näed, et sellega läheb. Selge, aitäh sisuka intervjuu eest. Läbi siis ei hakka see pidama. Yeah, I eat beats like it's my cheat day. I work hard, I had no leeway. Stay with heat, I feel like D-Way. Hey. Siinkohal tahaks mainida, et Stallal tuli just X-Pelli kaitsekile esiklaasile välja, nii et ootame teie päringuid esiklaasi. Ma just praegu saingi aru, et te korraldate seda selle jaoks, et endale kliente juurde saada, ma arvan. No nii, oleme jõudnud teatri garaaži. Vaatan, et siin on kohale toodud ka mingi Privaatrestoran on selle nimi. saab ise ka tellida või? Ma arvan küll. Ma eeldan küll, et nad tulevad samamoodi tulevad äkki kohale, teevad sul söögi. Igatahes ma vaatasin statistikat ka, mul oli 187 kilomeetrit kokku sõiduaega ja mul oli keskmine kütusekulu oli 18 kogu see tripi peale kokku. 18,7 vist või midagi sihukest oli praegu läinud, jah. Sarnane. Jah. Tagasi hoidnud. Pool paaki läks põhimõtteliselt. Kuigi keskmine kiirus näitas mulle 70. Nii et kui niimoodi võtta, siis ei olnud üldse nagu hullu. Jah, just. See tegelikult on täielik nagu ikkagist idüll, mis siin on. See tee, mis siia toob, no hämmastav. No tervist. Idüll. Poisid, küsimus. Mitu hopujõudu on kokku? Kus siin? Nagu Jaa. meie... 27 autot. No, äkki mingi 12 000 äkki või 10 000 ikka ju. No umbes 11 000. 11 000. Väga hea. Keskmine mingi 330. Eestis on kõik hästi. Kas sa sõitsid miniga või? Ma sõitsin miniga, 150 kilovatti Cooper S, kõige viimane versioon. Väga üllatunud selles vedrustuses. Ma ei olnud taga niimoodi väikseid kurvilisi teid sõitnud, kus kohati ebaüstlane asfalt. Ma arvasin, ta hakkab nagu midagi tantsima. Istus ilusti teeb. No vaatasime, et väga ilusti istus järgi. Ei olnud üldse probleemi. Võib-olla ainult sirge peal natukene. Jah, sest et kui keskmine on 330 kilovatti ja seal on 150, siis sirge peal jääb puudu. Jah, me vaatame sisse. Ma arvan, seet on vist õige sisenemine. Juba näeb USA raud. Mul on täpselt siuke vibe, nagu ma oleks kuskil Ameerikasse sattunud. Texasesse kuskile. Ja, no see on ikka täitsa... Lähme teeme krimi-intervjuusi. Kuidas sõiduga rahule jäime? Normaalne. Ongi kõik või? Politsei kroonika. Ma kaine. Lähme edasi. Kuidas sõiduga rahule jäid? Esiklaasiga sain hakkama. Kiirust ületanud. Väga tubli, lähme võtame järgmise. Kuidas kõrvalistumisega rahule jäid? Väga hästi, Pello sõidab väga hästi. Kuidas, aga muidu meeldisid teed asjad? Väga okei oli. Hästi, lähme siis kohe sõitja juurde ka. Kuidas sa rahule jäid sõiduga? Kõigil on üks vastus. Aga ma kuulsin, et sa siin, kui pärast, kui me nüüd hästi rahulikult tulime muidu ka, tulime ikkagi piirkiiruse piirides, aga nüüd, kui tulime väga rahulikult, siis sa said aknasse kivi või mingi kivi ja kuhugi? Mingi täkke, jah. Mis sa teed sellega? Karglas paigaldab, karglas parandab. Aitäh. Kuidas kõrvalistumisega rahule jäid? Tagumik valutab. Aga emotsiooni said ei saanud? Miks seda sooja mulle muidu käib? Võtame siit veel. Kuidas sõiduga rahule jäid? Ei, väga hea sõit. Teed meeldis või? Jaa. Mis oli lemmik kurv? Lemmik kurv? Viimane. Aga ei, mulle selles mõttes oli äge. Ma olen koolis käinud siin samas kandis ja neid sõitud küll. Sul oli nagu siis sõidaks kodu poole või? Kooli poole? Sitt tunne oli kogu aeg, sõidad kooli poole lihtsalt. Kohe tuleb eksam. Kohe tuleb eksam. Nii, hästi. Aga ei tulnud. Aitab, võtame järgmise. Meil on viimane Jusside poiss ka veel, kus sõiduga rahule jäid. Väga mõnus oli. Miks sa ei öelnud normaalne? Ma mõtlesin, et ütle midagi muud. Milline sinu lemmik kurv? Tegelikult ma nägin taha peeglist, et sa väga tihti tulid mõnes kurvis, kui oli pidurdus ja siis oli näiteks kuhugi pööranud, olid külg ees. Kas nii võib? Mul oli see spordi peal see libisemisrežiim, vaata. Et siis ta ise kogemata. Siis anname andeks. Nagu me aru saime, siis tegelikult see oli sul suht reklaamsõit on ju niimoodi.
no võib nii öelda. Nii, et just esiklaasi siis kas parandus, vahetus, kaitse. Ja kivitäkked, nende likvideerimine või ärahoidmine, et ma tõin siin müüki tegema. Ja. Ühesõnaga, nüüd on ütleme nii, et 27 autot oli, ma arvan, 20 võib-olla nüüd tegelikult esiklaas siis natukene võib-olla kahjust saanud, on ju. Mis sa arvad, et palju ühe siis esiklaasi parandamine või kordategemine maksma läheks? Võt selle paranduse poolega me otseselt ei tegele, selle jaoks Carglass ja säärased ettevõtted on paremad, aga me saame selle üldse ära hoida, siis see on XPL kaitsekelega, mida saab ka panna siis mitte ainult värvipinnale, vaid ka esiklaasile. Selle paigaldus on mingi 300-400 eurot, sõltub autost. Ja. Ehk siis tegelikult oleks pidanud kõikide autod panema ennem ju selle peale. Jaa. Okay, aga nüüd autod, mis ei saanud kahjustada, kas nendel oleks võimalik nüüd panna siis peale? Absoluutselt. Aga jah, et ühesõnaga, kui tahad samasugust kaitset endale, on ju, siis Stallasse, otse joones. Just. Meie asume nüüd kohe söögi kallale, et sellega vaikselt siis paneme pillid kotti tänaseks, on ju. Jube mõnus paik, siin pakutakse süüa, siin saab pidu pidada, tahame veel tänada Stallat, masinavärki, et sihukest asju üldse korraldavad ja kindlasti vaadake siis teatrigaraaži siis kodulehele, et mida nad pakuvad, mis siin on, sest ma ütlen, see on täiesti, video pealt näete, mis asi see on, jube äge. Like, share, subscribe ja siis jääge ootama juba järgmist videot.